tere kõigile! Meil on homme toimumas koolitus Emotsioonide vägi, mis siis räägib emotsionaalsest autoriteedist ja võib-olla nii mõnelgi on veel küsimus, et kes nii palju human designist ei tea, mis asi see emotsionaalne autoriteet üldse on ja miks me sellele nii palju rõhku paneme, aga mul on siin kõrvalt võtta kohe Kadrian, kes tegelikult on, võiks öelda, et selle emotsionaalse autoriteedi ekspert, nii et miks inimestel seda vaja on? Ja miks ma see ekspert olen, siis ma olen ise sellega maadelnud 29 aastat, ehk siis minul on see emotsionaalne autoriteet. Ja mis asi see autoriteet ongi, see on otsustuskoht. Ehk siis see tähendab seda, et mida endas kuulata, et teha siis selliseid otsuseid, mis võib-olla toovad sulle kõige kiiremini selle rõõmu ja heaolu tunde ja sellise nagu kerguses elamise. Ja umbes pooltel inimestel on siis see emotsionaalne otsustamine, mille... Kui sul on ja mul ei ole. Jah, täpselt. Ja me oleme sellest nüüd viimasel ajal postitanud ka päris palju, nii et sa arvatavasti oled näinud ühte või teisipidi. Aga mis see siis tähendab, ongi see, et meil on kehas, meil on emotsioonid, enda emotsioonid defineeritud, ehk siis meil on kõige õigem, kellel on see emotsionaalne autoriteet, teha otsuseid vastavalt oma emotsioonidest, ehk siis see põhiküsimus on, mis toob sulle rõõmu. Aga seal on see triki koht, et kui ma ütlen ka, et teha otsuseid emotsioonidest, siis võiks arvata, et selline emotsionaalne otsustamine on ju, et emotsioonide ajel, emotsiooni oostud ja kõik see, mis võib-olla see lause endast hõlmab. Aga tegelikult see tähendab just seda, et kui sul see emotsionaalne laine on, me just täna postitasime selle kohta ka, et siis, kui ta on, ütleme, kõrgel või kui ta on all, siis see mõjutab see otsustamist. Ehk siis nendel inimestel, kellel on see emotsionaalne otsustamine, neil on vaja aega selleks, et aru saada, mis on nende jaoks õige. Ehk siis siin on võtmetegur ongi see, et mitte hetkes, mitte kohe, mitte selle minu kõhutunne ütleb seda, ma kohe tegutsen, vaid just see, et natuke seedida seda protsessi. Aga see nõuab omajagu väljakutseid, sellepärast, et see ei ole võib-olla nii laialdaselt aktsepteeritud, et võtta see aeg endale või üldse julgeda tunnistada endale, et ma ei oska praegu, et mul on vaja seda aega ja seda kommunikeerida niimoodi, et see ei tekitaks võib-olla tülisid. Et ma ise olen küll päris palju olnud konfliktsetes olukordades, kus ma võib-olla algselt luban ja siis saan aru, et ma ei soovi. Ja siis kuidas sa ütled nagu viimasel hetkel ära, nii et ma olin tegelikult mingi vahe päris tuntud selle poolest, et mu tuttavad ja lähedased olid pahased, sest oligi, et Kadrian jälle peab alt. Et see ongi see, et me ei osanud seda mõista, me ei osanud seda kommunikeerida, nii et homme sellel koolitusel me jagame hästi konkreetset 7 sellist sammu, mida üldse arvesse võtta, kuidas neid otsuseid teha. Ja teine element on see, et me jagame, seal on olenevalt siis sinu enda bodygraphist on see, et kuidas sinu emotsionaalsed lained toimivad. Seal on ka erinevad, no näiteks minul kutsutakse siis selliseks laineks nagu kollektiivne laine, ehk siis see käib niimoodi, et kõik elu on ilus, kerib üles, kõik on nagu super ja siis hakkadki nagu lood võib-olla endale mingi illusiooni ka veel, et kõik maailm on nii imeline ja siis järsku käib krahh. Ja see on täiesti normaalne, aga lihtsalt seda peab nagu teadvustama ja vaikselt nüüd see tuleb endiselt ootamatult, aga ma ei lange enam sellisesse võib-olla melanhooliasse, kui see krahh käib, vaid ma teadvustan endale, et nüüd on see krahhi aeg, okei, nüüd on vaja mingeid muutusi teha. Ja mis on võib-olla igapäevaelus ka võib-olla nagu sellised praktilised nõuanded just, et kus seda autoriteeti kasutada, mis on need otsustuskohad, et näiteks kõik viimase hetke pakkumised, kui öeldaksegi, et täna õhtul mingi megasoodus pakkumine, eks ole, sa pead kohe reageerima või kõik sellised marketing, ütleme, nagu turundus, nipid või kõik need asjad, mis on nagu see, et nii, sa pead kohe reageerima, kui sa kohe ei otsusta, siis sa oled nagu võimalusest ilma, siis ongi, et pooltele inimestele tegelikult ei olegi sinu jaoks, et kui sul ei lubata, kui sul ei ole võimalik seda ööpäeva ära oodata või mõningatel hetkedel tegelikult see võib olla isegi nädal aega, nende suuremate lainete puhul või suuremate otsuste puhul see laine võib olla tegelikult ka sul pool aastat enne, kui sa teed selle lõpliku nagu mingisugune selginemine ja see ongi õige. Et selles mõttes, et ongi, et ma tean enda, ütleme, et mis kasu on ka mina, et millest ma olen, ütleme, et mis kasu on, mida ma olen saanud tänu sellele, et ma olen õppinud seda, et kuidas need emotsionaalsed inimesed otsustavad, mu enda elukaaslane ka,
siis emotsionaalse autoriteediga ja kuna minul on endal hoopis teistsugune otsustamisviis, siis need teadmised on aidanud mul esiteks tema otsustusprotsessi tunduvalt paremini temast nagu aru saada ja ma ka, ütleme, et seal kõrval ei pettu, ma võtan seda isiklikult, kui ta mulle mingil hetkel esmalt ütleb mulle jah ja siis mõne aja pärast ja tegelikult on see, et päev hiljem või nädal hiljem ta ütleb, et tegelikult me oleme koos teinud mingeid kokkuleppeid, et kui vanasti oligi see, et no nii, minu emotsioonid, minu nagu ütleme, et sellise kiire reageeringu pealt, et jaa, kohe lähme, kohe teeme, tema tuleb sellega kaasa kõrges emotsioonis, aga siis lähebki mõni aeg mööda, ta tuleb, et tegelikult see ei ole see, mida ta tahab teha, siis oligi, et kui vanasti ma võtsin seda isiklikult, siis täna ma saan aru, et tegelikult ta tegigi vales hetkes otsuse, kus mina võib-olla sundisin teda nagu hetkes otsustama, aga tema jaoks on vaja seda sellist nagu lainetust käia ja tegelikult meil omavahelises koostöös ka. Ma tean, et lihtsalt minu otsustusprotsess käib teistmoodi kui Karjanil ja ma täna juba meie oma protsessidesse arvestan selle sisse, et on nagu vaja aega, et kui me teeme mingeid ühiseid otsuseid või planeerime midagi, et siis ma ei võta seda kuidagi isiklikult ja sellest see on see teadlikkus, et millal sul siis emotsionaalne nagu seisund on see, et nii, et sa võid kindlalt öelda, et jah, see on õige otsus, see on õige asi, mida me teeme. Ja nagu Kadrian mainis, et seal on nagu nii palju väikseid detaile, et kuidas erinevatel inimestel need emotsionaalne, ütleme, et kuidas need emotsioonid siis just lainetena käivad, mismoodi nad kõnelevad, milles nad väljenduvad ja vist ma arvan, et kõige olulisem on teha vahet, et mis on nagu sul siis sisetunne, emotsioon ja mis on hirmud. Ja seal ongi tegelikult, mida me homme jagame ka põgusalt, et nagu olenevalt siis sellest taaskord, mis nagu sul üldse, et emotsionaalne autoriteet oleks, sul peab olema see päiksepõimik, mis bodygraphil asub nagu paremal keskel või siin nurgas, kolmnurk ja sealt tulevad välja sellised joonekesed ehk siis kanalid ja iga see kanal on siis omaette mingi energia, omaette anne või siis tegelikult ka loomupärane hirm. Et need on ka päris huvitav teadvustada, et võib-olla nagu mis sinu kehas tekitab mingeid emotsioone või mis emotsioonid, mis hirmudega on seotud ja mis võivad ka su otsuseid tegelikult kallutada, et taaskord on ju, et kas sa teed midagi sellest, et sa päriselt tahad või sa teed seda sellest, et sa kardad näiteks, et teised ei aktsepteeri sind või sa ei taha konflikti sattuda või siis sa kardad, et sa oled, ütleme näiteks tuim või et seal ei ole seda mingit, et elu on nagu igav, et ei ole mingit küllust, et selles osas seal ta joonistub päris hästi välja, mis on ka väga huvitav enda kohta avastada ja võib lihtsalt seda teadlikkust kasvatada ja tekitada selle lõppkokkuvõttes, eks ole, me ise ju valime, et ega kui sul autoriteet ütleb, et jaa, see tunne tekib, siis sina oled see lõpuks, kes teadlikult selle otsuse teeb, aga ta aitabki sul aru saada, mis sinu sees toimub võib-olla natukene rohkem, et heidab valgust sellele, et kus sa oled võib-olla mõjutatud mingitest pingetest, teiste inimeste ootustest, suure tõenäosusega meie pere ja vanemate poolt peale pandud survest, sest see jääb, ma arvan, terveks eluks sellega tegelemine, et ja lisaks veel see ka, et meil igal pool ümberringi räägitakse väga palju oma emotsioonide regulatsioonist, võib-olla närvisüsteemi regulatsioonist, et see ka kindlasti on nagu üks lisakiht sinna peale, et saada aru, et kuidas siis täpselt sinu emotsioonid toimivad, et võib-olla sa kohe ei samastugi sellega, mida sa sealt oma bodygraphist välja loed, aga ta aitab teadvustada ja märgata, et kui palju on see, mis on need välised mõjutused, mis on võib-olla mingid peale võetud mingisugused arusaamad, et kuidas täpselt mingid emotsioonid toimivad või kuidas sa peaksid emotsioonidega ümber käima, aga sa saad selle kohandada ja mugavdada just siis sellele, et kuidas tegelikult sinu emotsioonid toimivad või ongi vastavalt siis sellele, et kuidas sinu need emotsiooni lained on, et sa saad ka seda teaduslikku poolt, mida sa tõenäoliselt enamik inimesed on juba varasemalt õppinud, aga et sa saad minna sellega nagu veidike süvitsi ja just enda kohta nii-öelda nagu teha oma selle valemi või nagu oma manuaali kokku panna, et kuidas täpselt sinu need emotsioonid toimivad. Nii et me igal juhul ootame, aga keda me ootame homme osalema? Ja me homme siis sellele koolitusele Emotsioonide vägi, 7 sammu
parimate otsusteni emotsionaalse autoriteediga, et see pealkiri ütleb, et esmajoones me ootame inimesi, kellel on emotsionaalne autoriteet, ehk siis päikesepõimik, defineeritud, värviline, sinu bodygraphil see kolmnurk värviline, emotsionaalkeskus värviline, aga me ootame ka kõiki, kellel on näiteks lastel või partneril emotsionaalne autoriteet, et mõista neid paremini. Samamoodi see on hästi hea info ka coachidele ja erinevatele inimestele, kes töötavadki võib-olla teistega või nõustavad teisi inimesi, et on niisugune väga universaalne, et jaa, eriti esmajoones, kui sul on siis emotsionaalne autoriteet, aga kõik teised ka, kes sellest huvi tunnevad. Ja kui te lähete piletit ostma, siis teil on see võimalik valida endale ka emotsionaalse autoriteedi töövihik kaasa, PDF, kus on siis detailsemalt nagu praktiliselt kirjas sammud, juhendid, mõningad praktilised harjutused, ehk siis, et kui kogu aeg ei taha või ei saa vaadata meie videot järgi, siis on see, et sul on see praktiline töövihik, mille võid isegi välja printida, mis on sul kogu aeg olemas, et endale meelde tuletada teinekord, kui on just keerulisemad või suuremad otsused ja ei tea täpselt, kuidas siis seda selgust oma kehas tunda, siis sealt tulevad need nõuanded. Nii et me igal juhul ootame teid homme ja kui teil on juba mingeid küsimusi, millele tahaksite kindlasti vastuseid saada või teil on mingid protsessid, mingi segadus, pange meile küsimused, me hea meelega vastame ja jagame. Ja kui me täna lihvisime veel seda koolitust, ma mõtlesin ise, et täitsa lõpp, et kui ma oleks saanud selle informatsiooni, nagu ütleme, 15 aastat tagasi sellisel kujul, see oleks nagu nii abiks olnud ja võib-olla ma oleks isegi ülikooli valiku paremini teinud ja no vaata igasuguseid asju, et lõppkokkuvõttes kõik on kogemus, aga mugavam, kui sa saad mingid kogemused võib-olla varasemas eas või kohe praegu kätte. Nii et kohtumiseni homme juba. Tšau! Tšau!